Tere! Minä olen Parun Taruk, sõpradele punane saatan. Tänään küsimustul läheb ülihästi. Te olete väga sallivad. Meie tänase saate külaline on hiir. Vaatame. Kas te tutvustaksite ennast meie tuubivaatajale? Heldeke, tere! Minä olen Kaapo Kalev. Miks sa varjad ennast sellise nime taha? Luuraja Taruk. Vabandage. Heldeke, ma ei varja, see on minu päris nimi. Ahah. Mis asi see Polpo on? Kas see on poliitiline politsei? Ei, meil Eestis ei ole poliitilist politseid. See on minu YouTuberi nimi. YouTuber Polpo. Ahah. Mul on oma kanal. Kahjuks ei ole minu kanal käima läinud. No mõni video on saanud 1, 2, 3 ja mõni isegi 6 vaatamist. Ühel videol oli 999 vaatamist. Enne kui algoritm 333 ära kustutas. Väga hea. Minu algoritm toimib. Piiks. Mida? Ei midagi. Meie televaatajaid huvitab, millega te tegelete. Kaapo Kalev, kuidas te oma aega veedate? Heldeke, põhiliselt tegelen ma natsijahiga. See toob mulle või peale kalavarja, kui te mõistate. Komissar Taruk. No ma põhimõtteliselt saan aru. YouTuber Polpo. Kus te natse leiate? Meie vaatajaid huvitab see väga. Seltsimees Taruk. Sotsiaalmeedia on neid täis. Eriti Facebook. Tähendab Facecack. Tähendab Faceblock. Faceblock teeb meie elu väga lihtsaks. Kõik pildistavad endast. Teame, kus nende lapsed koolis või lasteaias käivad. Kas tõesti? Loomulikult komandör Taruk. Seda tänu paljudele pedagoogidele, kes lasteaialastele ja kooliõpilastele Facebookis nii-öelda salajasi suletud. Vabandust, rühmasid isegi vägisi moodustavad, kus kõik kenasti oma päris nimega esinevad. Vanemate töökohad, koolid, hobiringid, trennid, kõik on kirjas. Nupule vajutus ja meil on käes kõik, millega vajadusel ükskõik keda hirmutada või ükskõik kelle elu ära rikkuda. See kõlab tõesti lõbusalt. Nii et elu on läinud minu globaalse agenda ajal paremaks. Parem tulevik. Jah, ma saan aru, ülemjuhataja Taruk, mida te silmas peate. Leninistliku uskene järgi on parempoolne tulevik tee kommunismile. Seda see lambakari välja ei mõtle. Tee neile puust ette ja värvi punaseks. Ikka ei saa aru. Ahah, no kuidas teil valimistel läks? Hea, et sa küsisid. Tegime valimistel väga hea kampaania. Meie kandidaatide poolt anti isegi rohkem e-hääli kui e-hääletajaid oli. See on tõesti hea tulemus. Kuid alaarenenud ida-eurooplased nimetaks seda võltsimiseks või isegi valimispettuseks. Kas Kaapo Kalev ei arva, lambad võivad midagi kahtlustama hakata?
Öeldakse, lambakari ei saa mitte muhviga aru. Lambad on aias, toksivad sõraga telefoni ja tahvelarvutit. Teisiti mõtlejate suhtes kasutame natsikaarti. Lihtne, keegi ei küsi midagi, ainult sauna taga natuke mölisevad. Ja. Aga see 6000 häält, mida see pidi tähendama? No, ta tahtis esiti 666 miljonit häält saada, kuna see on ilus number ja isandatele on see number ka meelepärane. Siis me poistega pidime selgitama, et Viimsis ei ole nii palju hääletajaid. Me saaksime korraldada 666 miljonit e-häält, kuid see tunduks väheke kahtlane. Et seekord tegime täpselt 6000. No, meie vaatajad Lõuna-Eestist soovivad nüüd teada, kuidas saab olla. Nii kui mõni seeneline Setomaal üle nii-öelda Eesti-Vene piiri Venemaa poolele satub, lennatakse talle kohe koerte, rünnakuhelikopterite ja maasturitega peale. Võtab seene, juba väänatakse käed selja taha, viiakse minema, tehakse trahvi. Samas vajub Venemaa suunalt seltskond ufosid takistamatult Eestisse. Muidu kotka pilguga Vene piiri Eesti seeneliste eest kaitsvaid punaväelasi ei ole kuskil näha. Sellest me saame kõik aru. Häda on nii-öelda Eesti piirivalvega, kes justkui peaks tööd tegema, sest piir on paremini kaitstud kui kunagi varem, sest Euroopa Liit. Kas te olete sellel ajal kollektiivselt jälle kuskil turul kaupa välja valimas, kui sellised piiririkkumised juhtuvad? Teate, seltsimees Taruk, nüüd te vihjate liiga palju ja küsite liiga palju. Ma ei kommenteeri. Jah, vaatame üle telefonid, kingitud hobusele me suhu ei vaata, see oleks rastislik. Tähendab, Berliini juhtnöörid antud küsimuses on... tähendab, see on salastatud info. Ahah, no sa lobisesid juba pooled riigisaladused meie otsesaates välja. Vastate küll? Ei vasta. No kapo Kalev, nüüd sa saad hoiatuse. Nimelt minul, Tarukil, on ligipääs kõigile Google'i kalendri sissekannetele. Piiks, mis siis? Kohe vaatame, mis siis. Nii. Ahah. Kapo Kalev, reede. Osta peale tööd libestit ja viina. Laupäev. Saunaõhtu noorte poistega. Kuule, Kapo, see ajab isegi mind vana sodomiiti öökima. Teinekord pane sissekandele mingi teine pealkiri, näiteks kohtumine valijatega. Siis ei hakka nii kohe silma. Nüüd ma sisenen admini õigustega Facebooki suletud salajasse rühma. Vaatame kasutajaid nii, Kapo Kalev. Kapo Kalev. Oi kui huvitavad pildid. Nii, ärimees ja luuraja Kapo Kalev koos paljapepuga poistega keset päeva ringi trallimas. Mida saadanat? Piiks, vabandust, vaatleja Taruk. See pidi olema suletud ja salajane rühm. Aga see peaks nüüd ju päris normaalne olema. Tähendab,
Suletud ja salajane majas. Ida-Euroopas ja Baltikumis läheb meil selle asja normaliseerimisega natukene veel aega. Peame rahvast programmeerima ja peenhäälestama. Õnneks on Eesti Vabariigi kohtadega abivalmid. Igatahes Stasi, KGB, Wall Street. Neil kõigil on sinu kohta igaks juhuks juba toimik olemas. Noh, kui sa peaksid üle kätte minema. Kui sa mõistad, Kapo Kalev, mida ma sellega öelda tahan. No räägime nüüd lõpetuseks veel sinu tegemistest. Nagu sa aru saad, on trump minu taskus. Seda nii otseses kui ka ülekantud tähenduses. Oled kindlasti väheke jutukam nüüd. Kuhu me omadega jäimegi? Ja Lõuna-Eesti ja üle piiri edasi-tagasi tolgendavad UFOd. Asi, millele te kuuldavasti reageerite alles mõne vana inimese vihje peale. Kuidas kommenteerid, Kapo Kalev? Tunnistan ausalt, öeldagi, see on tõesti meie ametkonna viga. Demokraatia, väärtused, liitlased, NATO, Euroopa Liit, bla 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 bla, demokraatia, bla 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 bla, väärtused, demokraatia, liitlased, jah. Korruptsioon, vihakõne, foobia, bla 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 bla, sallimatu võõrviha, nats, bla 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 bla, foobia, nats, 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 viha, viha, viha. Ei. Ja mina, Kapo Kalev, isiklikult annan pühalikult tõotuse ja ei puhka enne, kui viimane kui üks Lõuna-Eesti paremäärmuslased vihavanaema on vangi pandud. Mida paganat nad kituvad? No tõepoolest. Aga mida te teete, kui rahumeelset meeleavaldust ründab mõni lapsevankriga maniak? Mida te siis teete, Kapo Kalev? Heldeke, parema vägivalla peale vajutan ma alati ühe silma kinni, mõnikord isegi kaks ja vaatan teises suunas. Väga tubli, Kapo Kalev. Mida sa tahaksid meie televaatajaile lõppsõnaks lisada? Piiksav, Heldeke. Postita Facebooki enda kohta nii palju pilte, kui saad. Sulle ju ei ole midagi varjata. Heldeke, ja vahet pole, see on ju kõik tasuta. Piks, piks, piks. Näita meile oma elukohta, tee pilti oma korterist või majast. See tähendab, mitu tuba ja kus ja mida on. Et me ei peaks väga hullusti tuhnima, kui sind kodus pole. Saate aru küll, eks ole? Me oleme ju üks pere. Jah. Kindlasti kasuta sotsiaalmeedias oma päris nime, nagu sa oleksid firma või teenusepakkuja. Võid ka oma sõpradele meelde tuletada. Kui sa ei ole Facebookis, siis ei ole sind olemas. Heldeke, see tundub ju täitsa loogiline, kui seda väga palju korrutada. Kui sa kasutad taksoteenuseid, siis vali kindlasti Uber. See on väga mugav, sest meie andmebaas salvestab kõik sinu telefoninumbriga seotud tegevused automaatselt. Fiks, 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 fiks ja me teame täpselt, kuhu ja mis kell sa sõidad. Ja maksmine käib pangakaardiga. Juhuu! Piiks ja Google'i kalender on väga hea asi, nagu te aru saite. Aitäh, Kapo Kalev. Teiseni väga tuntud ka kui YouTuber Polpo. Aitäh tulemast ja jõudu tööle. Mulle parun tarukile tundub,
Liberaalsed demokraatlikud väärtused on kaitstud ja kindlates kätes. Me oleme eesmärgile lähedal. Head und kõigile!